Tere, te vaatate Kaitseliidu 100. aastale pühendunud saatesarja 17. saadet ja ühtlasi 2019. aasta esimest saadet. Me tahame teile selles saates rääkida sellest, et äsja kuulutati välja aasta kaitseliitlane 2018 ja aasta naiskodukaitse 2018. Ning ka sellest, et Eestis tähistatakse laialdaselt vabadussõja pöördelahingute 100. aastapäeva, millest aktiivselt võtab osa ka Kaitseliit. Laupäeval, 5. jaanuaril andsid Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ja naiskodukaitse esinaine Airi Tooming Rakvere Reaalgümnaasiumis parimatele Kaitseliidu ja naiskodukaitse liikmetele üle aukirjad ja meened. Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tulid tervitama ka kaitseminister Jüri Luik ning Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem. Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valiti 9. korda ning selle aunimetuse puhul on tähtis see, mida ütles nominentide autasustamisteremoonia avakõnes Kaitseliidu ülem Meelis Kiili. Siin me täna tegelikult austame neid inimesi, kes on eriti silma paistnud. Multa vahest küsitud, et Kaitseliit on ju nii suur organisatsioon, et kas me üldse peame kedagi välja valima? Minu vastus on peame küll. Peame sellepärast, et see on teistmoodi protsess. See ei sõltu ei kantsleri suvast, ministri tahtest või Kaitseliidu ülema korraldustest. See sõltub teist. Sest teie nominendid olete siia esitatud oma enda võitluskaaslaste, teiste kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate poolt. See tähendab seda, et teie enda inimesed on teid tähele pannud, näinud teie elutarkust, sotsiaalset küpsust, jätkusuutlikkuse tagamist ja tahet. Parimatele kaitseliitlastele ja naiskodukaitsjatele pidas kõne ka kaitseminister Jüri Luik. Te olete Eesti riigikaitse oluline väärtus. Kaitseliit on ju see organisatsioon, te teate seda minust palju varemini, kellelt relvade äravõtmist kõige esimesena nõudsid sisse tulnud Nõukogude väed. Ja see pole muidugi üllatav, sellepärast, et tegu on vabatahtlike organisatsiooniga, kelle rinnus on selline patriotism, selline kaitsetahe, et see on tahe, mida iga vastane peab arvestama. Aasta kaitseliitlase ja aasta naiskodukaitse nominenti on igal aastal 30, vastavalt Kaitseliidu malevate ja naiskodukaitse ringkondade arvule. Iga malev ja iga ringkond esitab kõrgele auhinnale ühe kaitseliitlase ja ühe naiskodukaitse. Nii aasta kaitseliitlast kui ka naiskodukaitsjat autasustatakse rändauhinnaga, milleks on pronksist kaitseliitlase ja naiskodukaitse kujud. Aasta pärast loovutatakse rändauhind järgmisele parimale ja nii on seda tehtud juba 9 korda. Parimate hulgast välja valitud parimatele jäävad aga alles rändauhinna vähendatud kujud sellele graveeritud omaniku nimega. Eelmise aasta kaitseliitlane toob oma rändauhinna meile tagasi, et me saaks uuesti üle anda. Autasustamisteremoonia juhid major Neeme Pluss ja Kaidi Peterkop loevad ette aasta naiskodukaitse ja aasta kaitseliitlase 2018 kohta tema kaaslaste poolt kirjutatud esildised. Ta on juht, simmikspetsialist, vabatahtlik instruktor, suurepärane administreerija ja kõneleja innustav eeskuju. Tal on selged eesmärgid ja ta suundub sihikindlalt nende eesmärkide täitmise poole. Samas on ta vajadusega lihtsalt mutrike, see, kes toitlustab, tõstab kaste, formeerib ja protokollib. Ta on eeskujuks igal tasandil. Ta on olnud aastaid malevkonna juhatuses, malevkonna relvurpealik ja valitud ka maleva esindajate kogu poolt Kaitseliidu keskkogu liikmeks. Lisaks sellele on ta ka lahingkompanii rühmavanem. Vaadates tema liikmelisust erinevates juhatustes, kogudes ja ametites, jääb mulje, et see on mehe täistöö ja hobi ka veel, aga nii ei ole. Seda kõike suudab ta teha oma põhitöö kõrvalt. Aasta 2018 naiskodukaitsjaks valiti Triin Seppet naiskodukaitse Tartu ringkonnast ja aasta 2018 kaitseliitlaseks valiti Arvid Siilak Alutaguse malevast.
Oi kui ootamatu. Aitäh. Ootamatu just selle tõttu, et vaadates Naiskodukaitse teisi nominente, siis ma ju väga paljusid nendest naistest tean ja tean seda, kui tublid te kõik olete. Ja siis on nagu raske kuidagi ennast näha teistsugusena või veel paremana, sest te kõik oletegi nii tublid. Meie organisatsioon seisabki ainult nende tublide naiskodukaitsjate najal ja kohe on kahju, et meid ainult 15 igal aastal siia jõuab. Aga ma arvan, et mind see tänane ootamatu tunnustus ainult inspireerib ja annab motivatsiooni teha veel natukene rohkem. Aitäh! Ma tänan teid südamest. Mul on au olla teine nominent Alutaguse malevas, kes on saanud selle väärika tunnustuse. Selleks oli kaitseliitlane Meelis Tinno ja nüüd olen ma tema järeltulija. Minu vanaisa oli kaitseliitlane aasta 1940 aastani ja tema sõnad motiveerisid mind ja on minu südames ja minu üksuses, kui ta oli Sinimägede lahingus. Ja ta kirjutas oma mälestuses niimoodi: nii kaua, kui hing on sees ja relv on käes ja Eestimaa pind on jalgal, pole hullu midagi. Ma tänan teid südamest. Peale auhinnatseremooniat, kui toimus nominentide ja aasta kaitseliitlase ning aasta naiskodukaitse ühispildistamine, saime päeva kangelastega ka jutule. Triin Seppet on elukutselt geenitehnoloog. Naiskodukaitses läheb tal juba 8 aasta. See oli väga suur üllatus ja väga suur au, et naiskodukaitsjaid on juba ka 2500, et selles mõttes on väga eriline, kui sind kõikide nende seast märgatakse. Viimastel aastatel on minu põhiline roll olnud just panustada vabatahtliku juhina ja seetõttu ma ei väsi kordamast, et mind eelkõige inspireerivad need inimesed, kellega koos me Tartus seda asja ajame ja kellega koos me iga päev naiskodukaitse teed käime, et selles mõttes naiskodukaitse koosneb inimestest ja ilma nendeta ei oleks mul ka midagi teha, kui neid ei oleks, just. Ja mis on sinu kõige südamelähedased tegevused naiskodukaitses? Täna on olnud selleks siiamaani just selline administreerimine ja juhtimine, sest et see sobib mulle. Aga just viimastel aastatel olen ma avastanud ennast tsiviil- ja militaarkoostöö valdkonnas, ehk et see on minu selline uus meelisteema ja otse loomulikult õpetamine. Nii noorte kui oma kaasvõitlejate õpetamine, et ka see mulle väga meeldib ja istub, et selles mõttes on Naiskodukaitse suurepärane organisatsioon, et ta pakub väga erinevaid võimalusi, et ühel hetkel olen ma laigulises ja toimetan oma metsategevusi ja teisel hetkel panen jälle pintsaku selga ja teen midagi siseruumides, ehk et selline tegevuste varieeruvus on suur ja lai ja ma naudin kõiki võimalusi, mida Naiskodukaitsel pakkuda on. Mul on väga mõistav ja toetav abikaasa, kes saab väga hästi aru, miks ma seda teen ja miks ma seda teha tahan ja selle tõttu on väga palju lihtsam. Ja minu parimad sõbrad ehk minu õed on ka naiskodukaitsjad, nii et selle võrra on ka lihtsam, et me toetame üksteist ja meil kõigil on selle võrra ka seda pereelu ja vabatahtliku elu kõike võimalik paremini tasakaalus hoida, sest me teeme need asju koos. Arvid Siilak on olnud Kaitseliidu liiga 25 aastat. Ta on maleva relvurpealik. Veebel Siilak on ka abipolitseinik Politsei- ja Piirivalveameti Idaprefektuuri Jõhvi jaoskonnas. Eraelus peab ta tisleri ja mööblivalmistaja ametit aktsiaseltsis Fortem Grupis. Ning on veel ka FIEna kindlustusagent kindlustusfirmas IF. Millise tundega sa võtsid vastu siis aasta kaitseliitlase 2018 nominendi selle auhinna? See on vastu võetud vastutusega ja südamlik tänu nendele inimestele, kes mind selleks motiveerisid ja ma tänan neid kõiki kaitseliitlasi, kes on andnud oma panuse Eesti riigi kaitseks.
relvapealikut me austame ja me kardame, sest alati tuleb peale laskmist ju relv korralikult puhastada ja ka ette näidata. On sul meeles võib-olla niisugune kiiresti öelda, kui mitu korda on kõige laisem relvalaske pidanud sinu juures käima enne, kui sa lubad relva hoidlasse panna? Aga sellega on nüüd see lugu, et üks kaitseliitlane soovis oma relva kiiresti ära anda ja tal pärast selle relva äraandmisega kulus 3 tundi, ehk siis käis 6 korda. Aga üldiselt on ikkagi inimesed tublid selles valdkonnas ka? Loomulikult relv on üks osa sellest kaitseliitlasest. Kui relv tõrgub, siis on tema eluga läinud. Sageli ma olen mõelnud sellele, et kui on nüüd päris olukord, kui oletame, et on konflikti situatsioon, sa oled päev otsa aktsioonis oma relvaga, sa pead sellest tulistama. Kas ka sõjaolukorras on tõesti oluline, et sa õhtul ikkagi oma relva ära puhastad, kui sa vähegi saad? Täitsa loomulik, sest et kui sa petad ennast ja petad relva, siis see relv maksab sulle kätte. Mis tundega aasta kaitseliitlane 2017 rändeauhinna üle andis? Kas pärast seda, kui ta sai kõrge tunnustuse osaliseks, tema elus ka midagi muutus? Tähelepanu pöörati rohkem, kohustusi oli rohkem, oli sosinat, oli näpuga näitamist nii suurõppustel kui oma malevaõppustel. Kui palju sinu vabast ajast tegelikult Kaitseliidu peale kulub? Ei lähe päevagi mööda, kui peab tegelema Kaitseliiduga. Aga mis need tegevused tavaliselt on, siis ma saan aru, et käitakse muidugi õppustel, nädalavahetustel, aga iga lihtsalt tööpäeval? Jah, aga kõik käib ka läbi minu, ütleme, liikmepiletite vahetamine ja no iga asi, väike asi ikka läbi minu. Ja, koordineerimised ja on ju üritusi, mis ei ole suurüritused, on kohalikud üritused, kogu aeg koordineerin neid. Tegelikult võiks ju iga inimene natuke mõelda, kui ta ka ei kuulu meie organisatsiooni, selle peale, kuidas omadega toime tulla või kuidas oma riigikaitse mõttes toime tulla. Ma olen ise ka selle peale mõtelnud, aga iga Eesti Vabariigi kodanik ei ole kaitseliitlane ja ei saa ka. Tulevad parimad, kellel on tõesti soov kaitsta meie Eesti riiki. Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ütles, et kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad on kõik väga erilised ja tublid inimesed, sest nad ohverdavad vabast tahtest isamaa hüvanguks oma isiklikku aega, jõudu ja sageli ka isiklikke ressursse. Aga üks asi, mis Kaitseliidu juures on väga tähtis. Kui me võiksime vabatahtlikkust ja sellist heas mõttes talgukultuuri asendada ükskõik millega. Meil on vabatahtlikke küll, teisi organisatsioone. Ja riigikaitset, püssimehi, püssinaisi võiks ka asendada, mis Kaitseliit on. Siis Kaitseliit peaaegu ülenisti oleks asendatav. Aga on üks asi, mida ei ole üheski teises organisatsioonis. Ja see on ühiskonna patriootlik kujundamine. Et see patriotismi tunne, mis kõigi nende muude väärtuste ja võimetega, mis Kaitseliiduga kaasas käib ja see, kuidas need ühiskonda kujundavad, seda ei saa mitte keegi asendada. Ja see on, ma arvan, üks suuremaid väärtusi ka Kaitseliidu puhul ja ma soovin, et nad seda hoiaksid. Esseed või iseloomustused, millega kaasvõitlejad enda hulgas parimaid esile tõstavad, on väga kiitvad ja emotsioonirikkad. Kui palju peab siis üks vabatahtlik teistest tublim olema, et sedasi ära märgitud ja esile tõstetud saada? Mulle tundub küll, et see tavaline kõige esmane emotsioon nendel inimestel on see, et oi, ma ei ole ju seda nii väga ära teeninud, et tegelikult meie organisatsioonis on nii palju sama aktiivseid, sama edukaid, sama tublisid liikmeid, et nüüd ma pean kindlasti veel rohkem pingutama ja veel rohkem panustama, et mulle tundub, et see on selline tavapärane emotsioon pärast sellise tiitli saamist. Need inimesed, kes siia üritusele juba on kutsutud, ehk siis nad on oma maakonna kõigemad sellel aastal olnud, et need on sellised inimesed, keda tulebki tõepoolest kiita, et me ikka organisatsioonis ju eristame liikmeid natuke nende aktiivsuse järgi, et loomulikult kõik on meile väärtuslikud, aga on inimesed, tänu kellele ekstra meie organisatsioon areneb ja need on just need inimesed, kes täna ka siin on, ehk siis kes on panustanud midagi lisaks, midagi tavapärasele tegevusele, kes on vabatahtlikud instruktorid, kes on juhid, kes on seda kõike korraga kokku, kes on noorte töö eestvedajad ja nõnda edasi, et neid rolle kannavad need inimesed väga mitmeid ja seega nad on selle kiidusõnad ka väga hästi ära teeninud. Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ütles, et kuna Kaitseliit on läbilõige Eesti ühiskonnast, siis on tublimad kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad ka eeskujuks tervele meie ühiskonnale. Seepärast pole sugugi ülearune parimaid vabatahtlikke, kes esindavad vaba tahte jõudu, mis on ka Kaitseliidu loosungiks.
meeles pidada ja esile tõsta. Elus on ikka nii, et keegi on kellestki parem teatud episoodis või teatud situatsioonis. Kaitseliidu olemus on ju selline, et meil on nii suur kogemuste pagas, teadmiste pagas ja oskuste pagas, mida siis Eesti riigi kaitseks saab ka kasutada. Julgeoleku põhiline garantii on see, et ühiskond on stabiilne. Ja kui me suudame anda oma tegevustega ühiskonna stabiilsusesse oma panuse, siis ei olegi ju see riigikaitse ainult sõjaline kaitse. Riiki kaitstakse kõikide vahenditega, riiki kaitstakse öösel päeval, riiki kaitstakse ka siis, kui tehakse oma tavatööd. Ja riiki kaitstakse siis, kui näidatakse üles tahet, et me oleme valmis ka relva haarama, kui selleks peaks olema vajadus. Jaanuarikuus tähistatakse Eestis laialdaselt 100 aasta möödumist vabadussõja pöördelahingutest. Tähistamine on tihedalt seotud Eesti Vabariik 100 juubeliaasta sündmustega. Eesti Sõjamuuseum on vabadussõja sündmuste meenutamiseks ehitanud omaaegse soomusrongi koopia, mis sai järjekorranumbriks 7 ja nimeks Vabadus. Valklast ja Kehrast, mille joonel jaanuarikuu alguses 100 aastat tagasi peatati Tallinna poole liikuvad punakaardiüksused, on saadud ka vabadussõja mälestusprogrammi tunnussõnad. Valkla kuulsale mälestuskivile kantud sõnad siit maalt ja mitte enam ning Kehra raudteejaama mälestustahvlilt siit ei taganetud. Tähistame 100 aasta möödumist Kehra võidukast lahingust, kus Eesti rahva kangelaslikkus ütles idast voogavale punasele voole siit maalt ja mitte enam. Toimus Kehra raudteel ajalooline Kehra lahing, mille Eesti väed võitsid ja koos selle lahingu ja mitme teise lahinguga toolasel rindejoonel saavutati pööre vabadussõjas. Selle päeva tähistamiseks oleme kogunenud täna siia ja tänase päeva krooniks on mõne hetke pärast siin teisel pool jaamahoonet avatav soomusrong. Ärme unusta, et Eesti Kaitseliit asutati Eesti ajutise valitsuse käskkirjaga number 1 juba 11. novembril 1918 ning riigi esimese sõjalise jõuna olid mehed jaanuari alguseks 1919 rindel viibinud ja punaseid tõrjunud juba peaaegu 1,5 kuud. Me ju hoiame aus Eesti Vabariigi kogu tema ajaloo vältel võidenud, langenud meeste mälestust ja see oleks ka siis nagu see vaimne side nendest aegadest kuni tänapäevani. Ja kes siis veel, kui mitte Kaitseliit seda teeks. Kõikidel riiklikel tähtpäevadel on see siis meie vabariigi aastapäev või võidupüha või mingid muud sündmused, mis on seotud meie riigi iseseisvuse ja muude olukordadega. Seal on Kaitseliit alati toeks ja ka jääb. Meie üks rahu ja olulisemaid ülesandeid on tegelikult siis meie riiklike tähtpäevade tähistamine, seda siis koostöös kohalike omavalitsuste ja teiste koostööpartneritega. Kaitseliit on vabatahtlik organisatsioon, meie panustame oma kvaliteetaega sellesse ja teeme seda siis jõudumööda. Kehrast 4 kilomeetrit edasi lahinguvälja raudteepeatuses avati pühapäeval 6. jaanuaril Nõukogude võimu poolt lõhutud ja nüüd taastatud vabadussõja pöördelahingute mälestusmärk. Kuidas aga toonased lahingud välja nägid, seda demonstreerisid sõjaajaloo fännklubid sealsamas lumisel väljal. Sõjaajalooklubide taaslavastus on muidugi umbkaudne, sest neid, kes mäletaksid, kuidas kõik täpselt oli, ei ole enam elus. Aga ajaloo ja mälestusraamatute järgi võis see olla just sedasi. Eesti vägedele andis lahingus võitmiseks toetust õigel ajal kohale saabunud soomusrong. Tänase näidislahingu korraldaja, kuidas õnnestus selline vägi kokku panna, nagu me täna nägime siin? Eks pusimist on ikka mitmed aastad tehtud selle võrra nagu lihtsam. Ja kuna meid on Eesti Sõjamuuseumi poolt üsna hästi toetatud nende lahingute korraldamiseks, siis ma võin öelda, et erinevalt väljapool Eestit toimuvutest rekonstruktsioonidest saame me inimestele pakkuda head majutust, head toitlustust, mida mujal tehakse vähem ja ka meie korralduse pool külalistele meeldib, ehk siis võin öelda seda, et
siin üritusel oli palju Läti klubisi, kes ei läinud Läti vabastamisüritusele, vaid tulid meile siia. See täna pidi olema Lätis ka rekonstruktsioon, aga see jäi ära, kuna põhiklubid tulid siia. Ehk siis see räägib ise enda eest. Päris kindlasti. Peale lätlaste on meil külas ka klubisid lausa Venemaalt. Venemaalt, Valgevenest, ja, et Peterburg, põhiliselt mass ja Peterburgist oli palju klubisid. Valgevenest 2 klubi ja siis lätlased. Nii et näidislahingus kõlas ka vene keel, nii nagu 100 aastat tagasi, aga ega siin poliitikaga vist midagi tegemist pole, sõjavaraseltsid ja sellised mehed, kellel see asi on meeltmööda, ega nemad ei vaata, kas on eestlane, lätlane, venelane, teevad ühte asja ilmselt rõõmuga. Jaa, nii on kindlasti, see on puhas ajalugu ja tegemist ikkagi sügavalt ajaloohuvilistega, et poliitika jääb kõigil koju. Kuidas selle asja ettevalmistamine käis, kas kaitseliitlastest võitlejad saavad ise hakkama või peab ikka midagi nagu ette ka joonistama? Ei, kaitseliitlastel on lihtsam. Nemad on harjunud käsku kuulama ja üldiselt jah, no igal juhul igatepidi on lihtsam. Hommikul jah, me jõudsime paar etappi 3 korda läbi mängida, aga üldiselt võib öelda seda, et meeste kogemus on nii suur ja 1/3 on ju ikkagi improviseerimine. Egas päris sõda ei saa kõike ette joonistada. Toomas Kiho, ajakirja Akadeemia peatoimetaja ja Riigikantselei Eesti Vabariigi 100 juhtrühma esimees, ütles, et 100 aastat tagasi rindel olnud meeste võitlused ei olnud asjata, eriti kui peame silmas, et meil on taas Eesti riik. Nende meeste võitlused ja ohvrid andsid ka meile julgust ja inspiratsiooni laulva revolutsiooni ja augustiputši aegsete võitluste ja vastasseisude ajal. Soomusrongi külastavad ju väga paljud kooliõpilased. Tänagi siin avamisel juba on need näha ja kindlasti üle kogu Eesti hakkab neid tulema järjest rohkem klasside kaupa. Et mis sa arvad ajakirja Akadeemia peatoimetajana ka, et kuivõrd see nüüd meie noortele korda läheb, et kas nad saavad ikka aru, mis see oli 100 aastat tagasi, kas saavad sellest väärtusest aru, mida see rong ka ju tegelikult peaks nagu näitama, et meie vabadus ei ole päris niisama? Noh, kas mina tean, kas nad aru saavad, aga selge on see, et Sõjamuuseum on teinud oma parima, et seda tutvustada ja näidata ja need sellised eksponaadid, liikuvad eksponaadid, näitused, jutustused ja meenutused sündmustest, mis Eesti riigi tõid, need on kogu selle Eesti Vabariigi 100 tähistamise keskne osa. Seda me üldse tähistame ju väga suur asi, 100 aastat iseseisvat riiki, 100 aastat võitlusest, mis tõi meile vabaduse, et me peame seda kasutama ära maksimaalselt, et viia meie noorsooni, viia tegelikult kõikide Eesti inimesteni see teadmine ja meenutus nendest tähtsast lahingutest või üldse sellest Eesti Vabariigi sünnimise loost, sest tegelikult järgmine võimalus, mis on sama märgiline, tuleb alles siis, kui Eesti saab 1000, nii et siin on meil 900 aastat oodata. Ka Lõuna-Eestis Karksi nuias peeti Vabadussõja mälestusmärgi juures pühapäeval 6. jaanuaril Vabadussõja pöördelahingute mälestustseremoonia. Rahvas tuli oma kangelasi mälestama Tõrviku rongkäigus ja kes siis veel, kui just kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad olid selle tseremoonia eesotsas. Seisid Vabadussõja mälestusmärgi juures auvalves ja jagasid kohalikule rahvale pärast ka kuuma sõdurisuppi. Eesti sõdurite ja kaitseliitlaste kangelastegudest räägitakse muistendeid aga tänapäevani. No, tollal muidugi peab ütlema, Vabadussõja aeg oli see nagu sundkohustus meestele, kes rindeteenistusse ei sobinud. Ja tollane Kaitseliit, just Vabadussõja aegne 1919. aasta Kaitseliit oli see, kes tegeles ennekõike tagalateenistuses. Hoidis korda, valvas sildasid, kõike muid, kui vaja oli, ka aitas mõned kogunenud ebaseaduslikud koosolekud laiali ajada ja nii edasi. Aga oli ka mehi, kes läksid üksustega rindele, need kaitseliitlased ja mõnigi neist ka langes. Ja nende roll sai otsa peale seda, kui Vabadussõja lõppes. Siis uskusid poliitikud, et nüüd on rahu, nüüd on kõik hästi, meil ei ole vaja enam kedagi karta. Ja alles kainenemine tuli 1924. aasta 1. detsembri mässuaeg, kui saadi aru, et tegelikult vajame rahva oma kaitset, nagu me võiksime tinglikult Kaitseliitu öelda. Ja siis formeeriti uuesti Kaitseliit ja see toimis väga edukalt kuni Eesti Vabariigi esimese iseseisvusperioodi lõpuni. Ja on tõesti suur hea meel, et tegelikult Eestis Kaitseliit toimib ja tegutseb väga asiselt. Et see on meie üks julgeoleku sammastest.